Tšauka, mina olen Elis ja tere tulemast tagasi minu väiksesse maailma. Ma olen praegu Kohtla-Pargis koos Pensiga, kes kuskil seal ringi jookseb. Ja mul on selline, et mul oli tegelikult see video filmitud juba eelmine nädal ja ma olin valmis üles panema ja miskipärast mu arvuti väga protestis selle vastu, nii et ma ei saanudki lõppude lõpuks seda videot üles, mis oli väga kurb, sest et minu jaoks oli väga tähtis ja kiireloomuline video, mida üles panna, aga on mis on, ma olen tagasi ja ma otsustasin, et ma filmin selle nüüd ja lihtsalt panen selle esimesel võimalusel üles. Ma loodan, et sellest on ikka abi ja ma arvan, et need on meie kõigi jaoks tähtsad küsimused. Tšau, Benji! Tšau, väike loom! Ma loodan, et sa saad siit enda jaoks midagi. Mul on tunne, et see video julgusest jõudis minuni täpselt õigel ajal. Mul tuli tungsi kirjutada oma praegune väike lugu, millega hakkama saamiseks on vaja just julgust. Lõpetasin kevadel põhikooli ning võimaluse avanedes otsustasin minna Tallinnasse ühte tugevasse gümnasse. Seetõttu pean ka kodust välja kolima. See kõik on minu jaoks nii uus ja kui ma algselt selle otsuse vastu võtsin, siis ma veel ei tajunud tulevikku ega ka olevikku. Mõtlesin lihtsalt, et põnev oleks minna. Või tegelikult ma lihtsalt otsustasin ilma ühegi tungiva mõtte või unistuseta minna. Kõik lihtsalt ütlesid mulle, et muidugi mine. No ma siis läksin. Kuid nüüd, kui peab hakkama reaalselt, füüsiliselt kolima, siis seda kõike on järsku liiga palju mu jaoks ja kusagilt tekkis mu sisse mingi kahtlus, kas ma ikka tahan minna ja kas ma ikka olen valmis. Mulle on öeldud, et väike närv ja pabin on okei, sest see on siis, kui suur muutus mu elus ja uute asjadega käibki selline tunne kaasas. Meile kui inimestele ei meeldi ju muutused ega kriisid, aga kui me üks hetk nende sees oleme, siis need pigem arendavad meid meeletult ja me õpime palju kiiremini ka iseenda kohta. Olen nüüd viimasel ajal võtnudki aega mõtisklemiseks, kuid mitte liialt palju aega, sest tunnen, et mida vähem ma mõtlen oma realistliku mõtteviisiga, seda hullemaks ma enda jaoks olukorda ette kujutan. Tunnen, et hetkel on ainuõige teha otsuseid südamega. Pigem hüppan pea ees vette ja sisendan endale, et suudan pinnal ujuda. Kord nägin üht tsitaati. The best things in life are on the other side of fear. Ma ei ole seda ise vist veel kogenud, kuid üritan seda uskuda. Nii mõnus kergendus tuleb alati, kui see on midagi enda hingest välja reaalsusesse kirjutada. Aitäh sulle, et jagad alati oma mõtteid nii siiralt ja avatult. Wow, okei. Esiteks, aitäh, et sa kirjutasid mulle. Palju õnne, et sa said mitmesse kohta sisse, kui said selle dimenne, sa oled superäge, see on tõesti väga lahe saavutus. Palju õnne ja aitäh, et sa siia kirjutasid. Kes sellest, mis sa kirjutasid, ma ei saanud päris täpselt aru, et mis see on, mida sa tahad. Kas sa päriselt ei tea, mis sa tahad või mis toimub? Ma saan aru, et see keeruline asjad otsustada ilmselgelt. Oma kogemusest mõtleb nii palju ja ma ei taha seda kunagi poole suunata ega lükata, et ma arvan, et minul on ikka mõte seda. Ma lähen ikka klassisse kuhugi mujale, see tundub ju põnev ja nagu noortena me tahame, ma arvan, et ikkagi kuidagi varakult pesast välja lennata on ju. Mul on nii hea meel, et ma jäin koju gümnaasiumiks, sest ma olin nii noor ja mul oli tegelikult väga seda kodubaasi vaja. Küll aga see, et ma jäin koju, ei olnud õige sellepärast, et ma olin noor ja mul oli vaja seda või mis iganes, vaid see oli õige sellepärast, et see oli see, mis ma päriselt tahtsin südames. See muu tundus põnev, aga ma teadsin, et tegelikult pärast gümnaasiumi tuleb mul niikuinii kohe see aeg, kus ma lähen laia maailma ja lähen oma asju tegema ja elan üksi ja teen kõike. Nüüd see on lihtsalt minu kogemus ja ma ei taha, et see sind kuidagi mõjutaks peale selle, et õige on teha ainult seda, mis on sul südames tundub õige. Nüüd, kui mitte kedagi selles mõttes ei huvitaks, kui mitte kedagi teist see üldse ei puudutaks ja kõik suhtuksid sinusse täpselt nii hästi ja toredasti, vahet pole, kumma otsused teed, siis kumma otsused teeksid. See annab videviku vibesi, nagu see, nagu siit poolt mitte, aga siin olles küll, nagu see koht vaata, kus nad läksid seda pesapalli mängima. Kui sa ei tea, kumba sa tahad, siis see on ka täiesti okei. Ja ma arvan, et on täiesti okei võtta see aeg ja selle peale mõelda. Ja mul oli üks juhus, kus ma olin oma sõbrannaga poes ja me tahtsime küünalt osta. Ja siis seal oli 2 küünalt ja need mõlemad lõhnasid nii hästi ja ma olin lihtsalt mingi, ma ei tea, kumba valida. Ja siis ta küsis mu käest, et aga kumb on 49 ja kumb on 51. Ehk siis, kui on 2 valikut, mis mõlemad tunduvad väga ägedad ja sa ei tea, kumba valida, siis selleks, et otsust teha, üks ei pea nagu hullult üle kaaluma teist. See võib lihtsalt olla see, et üks on nagu natuke parem, natuke põnevam. See on see, mis on 51, sest teiste otsus ei pea olema nii, et üks on nagu teisest täiega üle. Lisaks ma tahan sulle öelda seda, et pole olemas õiget ega valet valikut. Ükskõik, mis otsuse sa teed, see lihtsalt suunab sind kuhugi teele, aga pole olemas valet valikut. Ükskõik, kumma sa valid, kõik on sul hästi. Kõik see pole äge, põnev, sul saavad olema suurepärased 3 aastat
ma luban sulle, et sa õpid palju ja kõik on super tore, see ei mõjuta mitte kuidagi selles mõttes, et kas su elu nüüd läheb õigesti või valesti. Absoluutselt mitte. Seega ära liiga palju survet jällegi enda peale pane. Aga pensi nagu ei liiguta ennast, ma teen taga korra väikse hüppe äkki. Okei, no nii, nüüd aga selle tsitaadi kohta, et the best things in life are on the other side of fear. See on tõsi, aga see on tõsi ainult sel juhul, kui sa päriselt tahad neid asju teha. Kui sa päriselt ei taha, siis sul pole mõtet seda hirmu ületada, siis ma arvan, et see pole isegi hirm, see on lihtsalt su keha, mis ütleb sulle, et ei taha seda teha. Kui sa ka päriselt tahad midagi teha, siis jaa, absoluutselt. Minu arust on hirm millegi tegemise ees üks põnevamaid asju, sest et kõik, mis sa tegema pead, et seda hirmu nii-öelda ületada, on lihtsalt seda asja tegema. See on suurt tegema arust, ma ei tea, minu aju jaoks on see kuidagi väga satisfying. Ja ma tean, et kui sa otsustad seda teha, sest et see on see, mis sa päriselt tahad teha, siis ma luban sulle läheb hästi. Kindlasti mitte, see ei tähenda seda, et ma ei tea, ei ole mingeid raskuseid, ei ole mingeid takistusi, mida iganes, mingid siin seal ikka on. Elus ikka juhtub asju, aga point on selles, et mina usaldan tulevikku sind, et sa saad kõikide nende asjadega hakkama suurepäraselt, on ju? Ja sa anna mulle kindlasti teada, mis sa otsustasid. Ma olen väga-väga uhke üle, mul on väga-väga hea meel üle ükskõik, mis sa otsustad, sest sa oled täpselt sama lahe, armastatud ja äge, ükskõik, mis sa valid. Väga keeruline on kuskilt alustada, leida õigeid sõnu ja lauseid. Nägin kunagi juhuslikult su videot ja pärast seda olen kõik ära vaadanud. Sa oled väga äge naine. Mõtlesin, et jagan enda lugu, kuigi ma tean, et tegelikult ei muuda see midagi. Aga samas mõnikord on see kuidagi vabastav. Kui ma olin väike poiss, selline aastane umbes, viisid mu ema ja isa väljendid, mida mulle kasutada ei meeldi, mind lastekodusse. Sel ajal olin ma nii väike alles ja ma ei mõistnud, mida selline asi võib minuga hiljem teha. Lastekodu ajast ei mäleta ma mitte midagi. Paar aastat olin ma seal, kuni mind võeti kasu perre. See oli suur pere, 4 õde ja mina ainuke poiss. Selles ajas oli kõike. Naeru, rõõmu, pisaraid, kurbust. Koolist tuli vahest ikka ette, et noriti. Olin lastekodu laps ja see oli karm. Alles aastaid hiljem ma mõistsin, millest ma olen ilma jäänud. Mitte kunagi pole saanud ma kallistada ema. Mitte kunagi ei saanud ma mängida isaga. Mitte kunagi pole ma saanud öelda, et armastan teid, vanemad. Ma ei saanud seda kõike eluks kaasa, mida vanemad lapsele annavad. Ma olen õnnelik ja tänulik, et olen saanud võimaluse elada, aga see teeb tihti haiget, et 2 inimest otsustasid sellise valiku teha. Haavad paranevad, aga armid jäävad. Mul on olnud elus väga karme aegu, kus tahaksin loobuda ja alla anda. Aga samas, tegelikult on ju kõik võimalik. Võib-olla olekski liiga igav, kui elu oleks liiga lihtne. Aitäh sulle, et sa olid piisavalt julge ja vapper, et sellist asja oma hingelt siia jagada. Aitäh sulle. Nende sõnade kirjutamine või ütlemine on väga-väga suur samm ja eneseületus, ma usun. Kui ma seda lugesin, siis mu kehas käis nii palju emotsioone läbi, nii palju tundeid ja mõtteid. Ma isegi ei tea, kust alustada või mida öelda, sellepärast et see on midagi, mida ma ei ole kogenud. Küll aga mul on ääretu empaatia sinu kogemuse vastu. Ja ma kujutan ette, et see on olnud väga keeruline ja südantmurdev teekond. Samas ma olen sellest tekstist välja väga palju toredat ja ilusat. Ma tahan öelda, et perekond ei ole need inimesed, kes sind sünnitanud on või lihtsalt sinu sündimisel kaasa aidanud on, vaid need on need inimesed, kellele me anname selle tiitli, et sina oled minu perekond. Need inimesed ei pea olema mitte kuidagi sinu sünnitamisega seotud. Seega, kui see pere, kus sa olid, kui te saate hästi läbi, kui sa nendega suhtled, nemad on su pere. Perekond on see, kes sind kasvatab, kes sind hoiab ja kes sind armastab, mitte see, kes sind sünnitab. Ja kui te selle kasuperega ei saa hästi läbi või ei suhtle, siis see on ka okei. Küll sa leiad oma pere, küll sa leiad oma inimesed. Ei pea kartma, et sinu inimesi ei ole, ma luban, sinu inimesed on olemas, su perekond on olemas, sa saad selle ise luua ja kas see pole mitte kõige ilusam asi maailmas. Mul on väga-väga hea meel, et sa oled siin. Ja muidugi kõik oleks igav, kui elu oleks liiga lihtne. See ju ongi see, et elu on lugu ja loos ongi erinevad etapid ja staadiumid. Mitte keegi ei tahaks lugeda mingit raamatut, kus peategelasele juhtuks mitte midagi, sellele mitte mingit character developmenti ega mingi plot twist ega keegi ei viitsiks seda lugeda, see oleks mõttetu, see on ju sinu raamat, see on sinu lugu ja
ma tean, et vahel keerulised asjad, mis meiega juhtuvad, see tundub nagu mingi karistus, see tundub nagu midagi hirmsat ja õudset, aga tegelikult ma usun, et me saame seda vaadata sellest vaatevinklist, et need asjad juhtuvad meie jaoks. Need juhtuvad, sest et kui me ei käiks neid läbi, siis meie jõuaks enda eesmärgi juurde, enda purpose'i juurde. Me ei oskaks niimoodi näha või tunda, ma ei tahaks võib-olla aidata, meil ei oleks seda empaatiavõimelisust. Kõik see, millest sa oled läbi käinud ja millest sa suudad välja tulla, kõigest sellest saab su supervõime ja oma loo jagamine muudab midagi. See on väga-väga tähtis. Esiteks on hea võimalus, et see lihtsalt teeb sulle midagi kergemaks. Jagatud mure on pool muret või kuidas öeldakse, on ja teiseks, kui on keegi, kes on käinud sama asja läbi, käib praegu sama asja läbi ja ta kuuleb sinu lugu, siis see tähendab midagi nende jaoks. See on tähtis, su lugu on tähtis ja asjad ja kõik, millest sa oled läbi käinud. Ma ei tea, kas sa oled sellest rääkinud terapeudiga või ei ole. Kui oled, aga pole leidnud seda õiget, siis ma väga loodan, et sa ikkagi jätkad otsimisega, sest et need õiged inimesed, kellega me reaalselt nagu matchime ja kes sobivad meile, need on olemas. Vahel neid tuleb lihtsalt natukene rohkem otsida ja muidugi ma tean ka seda, et teraapia on päris kallis lõbu. Ma ei ole vist seda siin jaganud, ma ei tea, kui palju sellest üleüldiselt teatakse, aga on perearsti fond. Ma ei tea päris täpselt, mis selle õige nimetus on. Küsi selle kohta oma perearstilt või guugelda. Ühesõnaga, sa saad oma perearstilt küsida toetust psühholoogi juures käimiseks, kui sa räägid ära, mis värk on, siis nad maksavad mingi osa sellest summast kinni, mis teeb ausalt öeldes väga palju lihtsamaks, ehk siis kindlasti uuri selle kohta. Ma arvan, et siin on väga tähtis mõista, et kõik, mis sa oled läbi käinud, jah, see on keeruline, aga see suunab sind kuhugi. Sa oled tugev ja sa oled julge. On lihtsalt tähtis, et enda vastu hea olla ja tegeleda päriselt nende tagajärgedega, et tegeleda nende katkiste osadega endast, mis kogu selle läbielatu tulemusel sinu sees olla võib, et sa saaksid elada reaalselt oma täispotentsiaalil ja et sa saaksid näha, kuhu see asi sind suunab. Ma saadan sulle hästi palju soojust ja tugevust, sa saad hakkama üks päev korraga, on ju? Võib-olla su ellu on lihtsalt kõige selle lisaks natukene magusust vaja ja magusal ma ei mõtle kooki, vaid ma mõtlen võib-olla koera, võib-olla mingisuguseid jalutuskäike või uut huvi, mis aitaks sul kõigega toime tulla. Loovus ja midagi tegemine, mis sa armastad, on tohutult tervendav. Nii et võib-olla sa saad midagi sellist lisada oma ellu. Tšauka, nüüd on juba päris mitu päeva hiljem, ma pole päris kindel, mul on super väsinud ja must lõpetasin selle video editimise. Igatahes aitäh, et sa siin olid, aitäh, et sa seda videot vaatasid. Ma oleks hästi õnnelik ja hästi tänulik, kui sa saaksid subscribe ida minu kanalile. See on veits cringe öelda seda, aga nagu selles mõttes, et see aitab mind ja kogu seda kogukonda hästi palju kaasa. Kirjuta mu confession box'i, link on description box'is ja hästi anonüümne. Ühesõnaga kirjuta mulle oma rõõmudest, muredest, ükskõik millest, küsi midagi, whatever. Ühesõnaga, aitäh sulle, et sa siin olid. Näeme väga varsti, ole tubli, hästi palju soojust, hästi palju armastust. Aitäh sulle, tšau!